ja Tere jälle Rahvusraamatukogust. On meid istutet siia kaamera taha veel enne aasta lõppu, et tuletada natukene meelde seda, mis tegelikult tähtis on. Ja suurima häämeelega seda me teeme. Annelele Kaldmaa, Karl-Martin Sinijärv ja nagu ikka me räägime raamatutest. Ma ei oska öelda, kas kuivõrd tegemist on aasta lõpu saatega, siis kas teeme niimoodi nagu aastaga, et need raskemad asjad ja tõsisemad asjad enne kaelast ära ja siis aina edasi mööda lihtsama ja lõbusama poole, et lõpetada naerulagina ja lehvitustega, et ära saata lahkuv ja vastu võtta uus või tahad alustada kergematest, kuidas sulle tundub? Lõpetada kergemaga tundub, jah. Olgu nii. No, ma võtan siis kohe koleda pealkirjaga raamatu ette, vaadake kui hirmus, see on kirjutatud Katkurong. Aga no täitsa arusaadav, et katku ja tõbedega on meil viimastel aastatel olnud ilmselt väga paljudel kokkupuutumisi ühel ja teisel viisil. Ja pole midagi imestada, et need kokkupuuted tulevad kirjandust pidi tagasi, sest eks ka kirjanike mõtted liiguvad nii nagu nad liiguvad ja tulevad meelde igasugused huvitavad asjad läbi ajaloo, näiteks seda, et on ennegi haigusi maailmas olnud ja on tulnud nendega varemgi hakkama saada. Ning nagu inimkonna pealt näha, ei ole ükski haigus veel lõplikult võitu saanud. Rein Raua puhul, mida tahaks esmalt ütelda, on see, et mul on tunne, et Rein on üles leidnud mingisuguse talle väga sobiva niši ja kirjutamisviisi, seda nii tegevuse aja kui selle loo jutustamise ja vormistamise koha pealt. Et täpselt nõnda nagu juhtus eelmises raamatus romaanis Päikesekiri, on ka Katkurongis tegevus tõmmatud laiali Läänemere ja Vaikse ookeani vahelisele teljele ja väga laias laastus, kuigi mitte täpselt, saab öelda, et autor toimetab rõõmuga taas niisuguses enam-vähem umbes täpselt 100 aasta taguses ruumis, natuke kaugemal ja natuke lähemal, Tsaari-Venemaa lõpuaastatel, esimese ilmasõja eelsetel aastatel seda korda ja siis nii-öelda selles kõige kuldsema aja Eesti Vabariigis. Loomulikult, nagu selgub, ega see aeg nii väga kuldne ei olnudki, aga hääkirjanik tuleb sellest kõigest edukalt välja ja teeb seda nõnda, et raamatut on tõesti väga mitmes mõttes põnev lugeda. Ma tunnen, et Rein on saavutanud mingi sellise teatava küpse enesekindluse tolle koha pealt, et ta tõesti ei tõesta enam kellelegi midagi, ta kasutab seda, mida ta oskab, mida ta on, mis tal kõige loomulikumalt välja tuleb. Ja kuna ta leiab nii palju põnevat sealt ajaloost üles ja oskab ise piisavalt juurde mõtelda ja välja mõtelda häälekirjanikule kohaselt, siis tulemus on igapidi veenev. Nagu ta ka oma järelsõnas on öelnud, et ta püüab leida mõned asjad ja inimesed, mis ja kes on päriselt olemas olnud, uurida nende kohta võimalikult palju välja, neid kasutada ja siis, kui väljamõtlemiseks läheb ja ilukirjanduseks, siis vastavalt sellele, millest ta on juba raami ja toe tekitanud, suudab ta ise luua sündmusi, tegelasi, mis ja kes suure tõenäosusega sellisel kujul ei toimunud ega toimetanud, aga oleksid vabalt võinud seda teha. Ja usun, et sellepärast see kõik mõjubki usutavalt. Minu arvates taas tohutult nauditav lugemine ja vaatamata pelutavale pealkirjale võiks neid tõve ja muude hirmsate asjadega seotud aastaid siin mõnes mõttes kokku võtma ja leevendama sobida küll. Või kuidas sulle tundub? Kui sulle tundub, oled jõudnud sirvida? Pealkiri on tõesti pelutav. Ja tundub väga, väga põnev. Ja nagu ka Päikesekiri, et Rein Raua, ma ei tea, kas siis öelda ajalooline romaan või romaan ajaloos. väga
väga haarav ja huvitav. Tõesti sümpaatne, et ma ei tea, mis tal edasi plaanis on, kas ta seda laias laastus sajandi tagust aega kavatseb veel uurida ja puurida, aga on tunne, et jälle üks niisugune ajaloo lõigukene saab ilukirjanduse lugejale väga elavaks ja hoopis teise nurga alt lahti sõnastet. Jaa, kahtlemata. Kas seal siis on katkurong päriselt sees? Kas seal on rong, kus on katk? Kui sa mõtled aja peale ja mõtled selle vahemaa peale, siis ilma rongita sa seal küll kuidagi hakkama ei saa. Seda küll, kui on vaja Vaikse ookeani välja jõuda, siis peab rong olema. Kui püüaks Põhja-Jäämere kaudu minna, siis sureks ju katkupisik ära seal külma käes, siis poleks millestki kirjutada. Ja siis peaks olema raamat ainult jääst. On ka selliseid ja küllap tuleb juurde. Mulle tundub, et neid inimesi, kes oma nina sinna jäistesse maailmadesse, ühesõnaga, keda see külm maailm võlub, neid ei jää vähemaks, vaid pigem tuleb juurde. Et eks tuleb võimalust kasutada. Mõned ju räägivad, et külm maailm sulab kohe ära, siis peab minema üle vaatama. Kui kliimasoojenemisega saab sealt vabalt purjetada, siis tulebki minevikku vaadata. Siis ei jää muud üle, kui saad ainult lugeda nende asjade kohta. Võib-olla jäävad tõved ka varsti minevikku, eks ole. Mitmed on juba jäänud, siis saab nendestki ainult raamatust lugeda. Nii et rongide kohta ma ei oska öelda, kas need jäävad minevikku või mitte. Loodetavasti mitte. Ilma oleks ikka keeruline või õnnetu. Rein Raud ei kipu ka lähemal ajal minevikku jääma. Tundub, et tal on hea hoog sees. Vaadake seda asja sügavamalt ja lähemalt. Nii, aga lähme edasi sealt poolt. Jaa, mina tulen natukene tänapäevale lähemale. Mul on siin Soome autori Hanna Venho raamat Sügisraamat. Ma riietasin selle puhul isegi sügiseks. Ja selle tegevus toimub siis valdavalt 90-ndatel, kus noor ökoloogia tudeng, 20-aastane ülikoolis looduskaitse ja metsade ja järvede päästmisega tegelev neiu on hiljuti teada saanud, et ta emal on raske haigus ja ainuke, mis talle ohutust ja troosti pakub, on Tove Janssoni raamatud, nii et ta kirjutab talle kirja ja unistab oma lemmikautoriga kohtumisest. Ning välitööde käigus tal see ka äriveeri õnnestub, et raamatus on siis kokku põimitud tema lugu ja Tove enda samal ajal elukäik viimane suvi sellel väikesel saarel, kus ta koos oma elukaaslasega suvesid veetis ja kus ta vaatab siis tagasi elu peale. Et mõnes mõttes sügisraamat võib olla nagu elu sügisest. Samas on see kindlasti ka vastus sellele, et Tove enda üks tuntumaid romaane on Suveraamat, mis räägib vanaemast ja väiksest lapselapsest, kes saare peal kahekesi tegutsevad. Hästi südamlik ja armas raamat. Ja siin siis mõnes mõttes on see vanem naine ja lapselaps on siis 20-aastane tudeng ja Tove ise 80-aastane või sinna kanti. Ja kuigi, nagu juba öeldudki, autor ise ei ole Tove Jansson, lihtsalt kirjutab temast, on mingit sarnast tunnet päris hästi saavutatud ja seda, et loed lauseid ja need on nii ilusad ja nii tabavad kuidagi või mingid väikesed mõtted. Ma hakkasin neid järjehoidjaid panema, aga siis neid sai nii palju, et lõpuks oleks terve raamat kaetud. Näiteks oli tõsi, et kirjanik pidi ammutama ainest iseendast ning selleks, et oleks midagi natukenegi sügavamat ammutada, pidi miski kusagil korrast ära olema. Mitte liiga palju, aga natuke siiski. Jah, siin on sellist Janssonlikku kerget kummastust tunda küll. Tal olid alati mingid niisugused nipid, et ei kirjutanud
iialgi mingit niisugust lihtsalt väga otsest teksti, et küll oli seal omapärane helge süngus või sünge helgus, alati kergelt keel põses või mingi väike huumor oli juures, et tal võisid tegelikult mõned väga tumedad lood ja raamatud olla, aga nad ei mõjunud rusuvalt ega masendavalt kunagi, et ta suutis seda jube hästi doseerida. Jaa, täpselt. Mulle ka siin tudengist peategelane, kes mõtiskleb elu üle, leiab, et maailmas võib-olla piisabki ainult ühest autorist, kui tema raamatuid saab lõputult üle lugeda ja et kuidas Tove Jansson on nagu täpselt üks neid ja minu jaoks kindlasti ka, et iga lugemisega leiab jälle midagi uut ja tohutu huvi ja õhinaga haarasin selle raamatu järele. Minu arust päris tore täiendus sellele maailmale. Jah, ega ei saa ju välistada, et tõepoolest on inimesi, kellele võib-olla pole üldse ühtegi raamatut vaja, on neid, kes on väga rahul, kui nad on leidnud selle ühe raamatu või ühe autori, kelle juurde püsima jäädagi. Ja siis selgub, et on ka selliseid tüüpe, kellele ei piisa ka kõigist nendest, mis olemas on, nad peavad neid kuradeid veel juurde kirjutama, eks. Autor, kellest räägitakse, on ju ise ei ole elavate seas, mis ta ise asjast arvaks, et tema elulugu on pandud romaani vormi, ei oska arvata. Loodetavasti võtaks huumoriga, aga mine tea. Et aga elulugusid on Toovest kirjutatud küll juba. Et ju siis oli aeg ka sellise ilukirjandusliku lähenemise jaoks. Jah, ju need surnud ikka peavad seda asja huumoriga võtma seal kusagil taevataadi kõrgustes ja taevastest kirjastustes, sest neist suurematest surnutest kirjutatakse nii palju, et kui nad seda huumoriga ei võtaks, siis oleks neil paradiisis pagana kole olla. Jah, toodetavasti nad ei pöörle hauas ringi. Oleks seevast energiaallikas. Aga lähme edasi. On siin luuleraamat. Suur ja paks, harilikult on sellise formaadiga raamatud, kas mingid antoloogiad mingil teemal või kellegi eelistatavalt suure ja surnud autori koond või valikkogud, midagi säherdust. Marek Sadama raamat Inglid on armidest tehtud, tuli mulle tõepoolest üllatusena, hea üllatusena. Ja seda toos mõttes eeskätt, et ütleme, kui ma ei tea, Doris Kareva või Jürgen Rooste kirjutab või avaldab ühe luuleraamatu, mis on hea, siis see sisu ja tekstid eraldi võivad olla vägagi üllatavad, aga fakt kui selline ei ole sugugi üllatav, sest nad on seda ennegi teinud ja see on üldiselt täpselt see, mida me neid ka eeldame ja ootame. Et nõnda Doris, selge, ilmub hea raamat, millal ilmub ei tea, aga ilmub kindlasti ja nii edasi. Marek Sadamalt pole ilmunud ühtegi luuleraamatut, vähemasti mulle teada olevalt. Tänapäeval ju täpselt ei tea, igaüks võib trükkida mõne väikse asjakese sõpradele, eks, mis kuhugi väga välja ei jõuagi. Ja nüüd siis esimese hooga selline täiesti küps, suur valik tekste, mis mõjub ausalt öeldes mõnes mõttes niimoodi, nagu autori kava oleks olnud, et ma nüüd võtan need asjad, mis ma olen kirjutanud ja avaldan nad kõik ära, siis on nagu luuleraamat tehtud ja asjaga ühel pool. On ka seda sorti asju varem nähtud ja üldiselt, reeglina need ei ole, teab mis asjad, kui lihtsalt võetakse, et ma nüüd avaldan oma asju. Ei, see on korralikult läbimõeldud, komponeeritud tekstistik. Ma ei saa ütelda, et ta oleks kuidagipoodi maailma muutev või uut luulekeelt loov või radikaalne või modernistlik või hoidku jumal veel postmodernistlik. Ei midagi säherdust, aga samas ta ei ole ka niisugune tuim rütmi ja riimi tagumine, nagu ka tihtipeale ette tuleb. Et mõnedel asja väga armastavatel inimestel on lihtsalt ettekujutus luulest säärane, et sul on need mingisugused 2 nippi käes ja siis kütad nii palju, kui torust tuleb. Ja mitmete
teinekord isegi üllatavalt populaarseks osutunud autorite puhul jääb ikkagi selline tunne kripeldama vahel, et ma olen seda kõike varem lugenud ja veel paremal kujul. Et kas nüüd oleks ikka pidanud tingimata avaldama. Selles raamatus tundsin ma ennast väga hästi. Minu meelest inimene on selgelt luulet lugenud ja palju lugenud. Ta on seda kirjutanud kindlasti juba aastaid, võib-olla aastakümneid. Ta teab, mida ta suudab ja ei pretendeeri sellele, mida ta ei oskaks või mis tal enda arvates suure tõenäosusega välja ei tuleks. Oma tööriistakastis toimetab ta täiesti vabalt ja meeldivalt. See on natuke nagu midagi sellist, et just see nagu hea ja intelligentne pretensioonitus, et ma ei taha hakata uut maailma leiutama, ma toimetan sellega, mis mul olemas on, umbes nagu näiteks, ma ei tea, kui mingist populaarmuusikast tuua näiteid, et kui mulle põhimõtteliselt countrymuusika meeldib, siis ma olen väga rõõmus, et näiteks Sturgill Simpson ei hakka seda muusikat uueks looma, vaid ta kirjutab selles žanris suurepäraseid, aga täiesti uusi palasid. Või kui ma olen bluesisõber, siis ma ei taha, et näiteks Andres Roots tuleks ja keerutaks mingisuguse kummalise mikrokosmose kokku. Ma tean, et ta teeb bluesi suurepäraselt, omapäraselt, see on õige asi ja see on ikkagi huvitav. Et mul tunne, et Marek Sadam teeb ka täiesti õiget asja, teeb seda nõnda, et see on huvitav. Minul kui luulesõbral, ma loomulikult ei ole seda raamatut läbi lugenud. Luuleraamatu ühe jutiga läbi lugemine on enamasti ämbrisse astumine. Aga ma olen sellest lugenud piisavalt palju tükke siit ja sealt, et öelda, et mul veel pettumust valmistanud tekstidega ette ei tulnud. On asju, mis meeldivad rohkem, on asju, mis võib-olla ei ole päris nii head, aga ütleksin, et sellises mahus teosega hakkama saada ei ole sugugi mitte paljudele jõukohane siin kodukeelses luuleilmas. Kas sulle on autor luuletajana varem tuttav olnud? Ei ole. Ka täielik üllatus. Ja tõesti selline kokukas teos, väga kaunis paistab välja selline talvine lumeingel ja kohe tekitas huvi ka lugema hakata. Kuigi jah, sellist luuleteost nii paksu kindlasti järjest läbi ei loe, et siin jagubki öökapi lugemist pikemaks ajaks. Jagub ja jagub ka sellist praktilist jõuluväärtust, ses mõttes, et siin ei ole üldse niisugusi klassikalisi pisikesi vemmalvärsse, mida jõuluvana ja siukse värgiga kiputakse seostama. Aga siin on terve hulk luuletusi, kui sirvida, kust võib leida näiteks salmi või kaks, mis sobivad väga mitmesugusteks tarvidusteks, kaasa arvatud selleks aasta ärasaatmise ajaks. Nii et tegelikult on ajakohaselt praktiline aspekt täiesti olemas. Võib praegu soovitada küll. Lugege Marek Sadamat. Lähme edasi. Mis on? Mina jätsin järgmiseks kaasa Lõunanaabrite raamatu, seekord siis lastekirjanduse vallast üks mu käesoleva aasta lemmikuid. Tere Vaal, Lauris Kunders on siis autor ja Kontra muhedas tõlkes. Räägib väiksest tüdrukust, keda kutsutakse Putukaks ja tema vanaisast, keda kutsutakse Vaalaks. Ja nagu raamatu esimene lause kohe ütleb, Putukas ja Vaal on kokku lauletatud. Ja toredasti on kirjutatud ka, et Vaal on vana ainult väljast poolt. Seestpoolt on ta ainult natuke Putukas täiskasvanum, sest ta oskab kiiresti lugeda, kirjutada ja arvutada ja pangakaart on tal täitsa selge. Muidu on Vaal just sama vana nagu Putukas, ainult et suurem ja vuntsidega. Aga ta on kaval, tema sisemist vanust keegi teine ei tea. Ainult, et väiksele tüdrukule hakkab üks asi pika peale mõttes ringi käima ja ta hakkab uurima, miks vanaisa tänaval inimesi ei tervita või pargis, kui nad käivad mänguväljakul mängimas ja ta otsustab vanaisale teha teretamiskoolituse, mis läheb väga hoogsaks ja isegi politsei peab asjasse sekkuma.
et hästi armas südamlik lugu siis põlvkondade ülesest sõprusest ja sõprade leidmiseks raamatu käigus õnnestub, kui tavaliselt lasteraamatud on, kuidas lapsed omavahel sõpru leiavad, siis siin õnnestub raamatu käigus leida vanaisale sõber. Et selline tõesti armas lugemine ja ka toredate illustratsioonidega. Ka pugistasin omaette naerda, kui lugesin. Jah, siin aasta lõpu eel, ma arvan, on tegelikult veel rohkem põhjust minna ja vaadata need lasteraamatuletid üle, sest lasteraamatuid on ausalt öeldes hää ja arukas ka suurest peast üle lugeda ja mitte ainult üle lugeda, vaid ikkagi vaadata natukene ka neid uuemaid. Sest on täitsa selge, meiesugustel on olemas mingid kindlad lasteraamatud, mis käivad meiega alati ja igavesti kaasas. Ja ei ole kindel, kas enam oleks võimalik leida mõni uus raamat, mis jääks kaasas käima. No mõtle, kui ma tahaksin raamatut, mis käiks minuga kaasas 50 aastat, nagu mõni on käinud, siis ma peaksin kuramuse vanaks elama, kui ma selle raamatu alles täna õhtul esimest korda läbi loen. Nii et see rong on natuke juba läinud, aga teema on põnev ikkagi. Ja on tore teada saada, mis praegustel lastel võiks hakata kaasas käima. Et koolis pakutakse neile sageli kohustuslik kirjandus on sama, mis minu ajal oli, aga tuleb ju ka uusi asju kogu aeg peale, et võib-olla nende seas on samasuguseid pärle. Jah, sellepärast ma usun, et ongi mõistlik minna ja vaadata, mida uut ja põnevat on tulnud ja seda siis väikestele inimestele laiali kinkida. Praegu on põhjust. Niisiis, lasteraamat on olnud, luuleraamat on olnud, romaanidest oleme rääkinud. See jõul ja aastanumbri vahetumine, see seostub paljudel inimestel ikkagi söömisega. Midagi pole parata, põhjust süüa on rohkem. Ma pole ammu kokaraamatutest rääkinud, mõtlesin, et võiks natukene rääkida. Mulle üldiselt head kokaraamatud meeldivad väga. Kuigi pean tunnistama, et juba päris kaua aega ei ole ma kodust füüsilist kokaraamatu riiulit eriti täiendanud. Praktiline põhjus on muidugi see, et kui sul on reaalselt mingeid juhiseid vaja, siis saate seda veebist kätte ja lihtsalt ja kiiresti ja veeb ei lähe köögis mustaks ka. Teine põhjus on see, et kui omal ajal, kui veel raamatuid oli vähem kätte saada ja kõik tundus maru põnev, siis sai kokku ahmitud igasugust kraami. Ja igaühel on oma mingi lugu taga, päris ilma loota raamatut ma pole ka tahtnud koju vedada, isegi vanadel aegadel. Aga ajapikku hakkasid eelistama neid, mis on loetavad ka mingil muul põhjusel peale selle konkreetse ja praktilise juhise, mis seal sees on. Ja vahel tulevad ikka mõned asjad, mille puhul võtad, aga pagan, et see tuleks ikkagi võtta. Mul on siin see Küpsise raamat näituseks. Suht äsja ilmunud eesti keeles raamat ainult küpsised, tõepoolest raamatus on sees ainult küpsised. Miks ta on mul praegu välja valitud? Esiteks sellepärast, et küpsised ei oska ma üldse teha. See on nagu mitu võimalust, kas tulevad välja sellised, mis on söödavad, aga jube koledad, sellised, mis näevad enam-vähem välja, aga ei kõlba kuhugi, või siis kolmas võimalus on, et lähevad kõrbema, enamasti juhtub see kolmas. See raamat hakkas mind natukene ära veenma sellega, et kui ma lehitsesin, siis ma vaatasin, et siin on siiski mingeid selliseid juhiseid ja retsepte, et kui ma nüüd tõepoolest teen täpselt nii, nagu siin on, väga harva teen täpselt nii, nagu retseptis on. Ikka tahad natukene kohe hakata midagi mugandama, kui teed toitu, mida vähegi oskad. Aga et äkki tuleb välja. Ja siis ma hakkasin teda lugema ja ta on mõnusalt kirja pandud. Ta on üle, ma ei tea, 15 aasta eest esimene Küpsise raamat Eestis üldse ja peale selle on puhtalt algupärane Eesti raamat, autorid on Eesti oma, piltide autor on Eesti oma, et kui selliseid värvilisi
tõlkeraamatuid, kokaraamatuid ilmub kohutavas koguses, kus on mingid retseptid, mingid pildid, eks ole, põhimõtteliselt lihtsalt formaat ära tõlgitud ja trükimasinast läbi lastud, siis see on ikkagi algupärane Eesti asi ja sellepärast maru sümpaatne, kusjuures see ei tähenda, et kõik sadakond küpsist, mis siin sees on, oleksid mingid algupärased Eesti kamakäkid, eks ole. Siin on väga mitmelt poolt igasugustest köökidest võetud ja natukene mugandatud vahvaid retsepte, klassikalisi ja uudseid, mida iganes ja just igasugusele tegijale, et minusugusele algajale ja põlisele kondiitrile, mida käed leiab siit ikka ja kodumaist kokkamist tuleb kahtlemata toetada. Lihtsalt, et kokaraamatute teema kokku võtta, ma võtsin riiulist kaasa Jamie Oliveri raamatu Üks. Üks on väga hea konkreetne nimi ühele raamatule ja antud juhul ei tähenda see küll, et need oleksid ühe komponendi toidud. On küll üks 3 komponendi toitude raamat ja Jamie'l on neid 5 komponendi toitude raamatuid. Üks on siin lihtsalt see, et kõik need road mahuvad nii-öelda ühele pannile ära. Sa saad nad ühe korraga kokku keerata. Mind üllatas, et Jamie kui niisuguse rahvusvahelise heas mõttes levi kokakunsti võib-olla üks kõige suuremaid nägusid, kes on alati väga sümpaatne olnud, et temalt on ka eesti keelde nii palju raamatuid tulnud. Ma ei teadnud üldse, et nii palju olemas on. Ma võtsin numbriga 1, kokku on vist mingisugune hea mitu teist. Aga mu meelest tema asjakesed on niisugune mõnus sissejuhatus nii kokaraamatutesse kui kokkamisse üleüldse. Et kui te pole eriti selle maailmaga kokku puutunud, aga mõtlete, et pagan, mis siin ikka, et head sööki oleks vaja aasta lõpust teha ja teil ei ole kuskilt otsast pihta hakata, et hakake Jamie'ga pihta, ta on niisugune sõbralik, tore. Ta ei ole mingisugune Gordon Ramsay, kes hüppab kohe raamatust välja, annab sulle lõuksi ja teeb paar roppu nalja või midagi niisugust. Jamie on vahva. Nii et antud hetkel ja siin kehastab Jamie Oliver lihtsalt sellist kokaraamatut par excellence, mida on vahva lugeda, et võtke ja lugege ja tehke midagi head selle seest. Ja kokaraamatud on tõesti toredad. Minu arust neil on üks suur eelis interneti ees veel, et internetis saab ju otsida, kui sa mingit kindlat rooga tahad, et ma tahan täna sellist teha ja ma otsin retsepti. Aga seda, et sa lihtsalt lappad ja vaatad, mis tundub maitsev, seda on seal palju keerulisem teha. Aga kokkaraamatus on need ilusad pildid, sa vaatad, see tundub jube hea, seda prooviks järgmisena. Ja vahel seal on mingi huvitavat juttu lugeda peale retseptide ka, et netis töötab see asi ka tegelikult päris hästi, et kui sa vaatad näiteks kappi sisse, et mis sul seal parasjagu on, et on mingid paar veidrat asja, mida ei oskaks nagu kuidagi kokku panna, aga et poodi ka ei viitsi hästi minna. Et kui sa lööd need komponendid sisse ja paned sinna retsept või siis inglise keeles, eks ole, juurde ja vaatad lihtsalt, mida välja viskab, et mis võiksid neid asju sisaldada. Seda küll kokkaraamatuga on see oht, et vaatad, seda jubedalt tahaks teha, aga mul pole ühtegi komponenti ja kui need kõik ümber asendada millegagi, siis see pole enam sama söök. Tõsi on, jah. Ma olen veebis näinud küll, kus kui retsepti kirjutad ja siis all on kommentaarium, et mul ei tulnud üldse välja, aga ma asendasin seal makaronid millegi muuga ja suvikõrvitsa baklažaaniga ja tomati asemel panin porgandi. Kokaraamatuga võib juhtuda niisugune paha asi ka, et mul ükskord sain ühe väga toreda kokaraamatu, sirvisin läbi, leidsin, et väga uhked asjad, ma saan praktiliselt kõigiga hakkama. Üks toit oli, mille kohta ma vaatasin, et pagan, seda ma vist küll ära ei tee. Siis andsin kokaraamatu abikaasa kätte, abikaas lehitses läbi, ütles, kuramuse head toidud, ma tahaks vaat seda. Võid muidugi arvata, mis toit see oli. Selgus, et sai sellega ka hakkama. Jaa, aga viimaseks mul on ka mõnes mõttes sarnane valdkond. Mul on käsitööraamat Paranda loovalt. Minust alati nii pea, kui hakkab sügisjahedus ja talve külmus tulema, tekib minus suur käsitöökihk. Aga üks hetk saabub see hetk, kus salle, mütse ja kindaid juba jagub, villesokkidega varustab vanaema kogu perekonda. Ja siin on selline tore raamat hoopis, kuidas olemasolevaid asju parandada. Et selle asemel, et
kohe hakata uut ostma või uut kuduma hegeldama, saab toredalt parandada neid Jaapani raamat ja seal maal või vähemalt selles koolkonnas nad üldse ei püüa varjata, et midagi on parandatud. Et kui minul on sokid nõelutud ja sain vanaemalt noomida, et seda on näha, siis siin on vastupidi, et kui sulle miski juba nii palju meeldib, et sa tahad seda hoida ja parandada ja kanda võimalikult kaua, et siis las olla see parandus ka näha. Et ei ole häbiasi, kui on nõelutud ja pakutakse erinevaid viise, kuidas seda siis nii praktiliselt teha, et auk tõesti oleks kinni kaetud ja saaks uuesti kanda, kui et see näeks hästi tore välja. Et mulle mõjub lihtsalt selle vaatamine väga innustavalt ja mõtlen, kuidas võtta järgmine kord teleka ees mõned katkised rõivad sülle ja hakata hoopis nõelumisega aega parajaks tegema. See on kahtlemata väga vahva. See on eks ole riiete parandamise kohta või rõivaste parandamise kohta see raamat. Siin ei ole kirjas, kuidas... tekstiilide parandamine, et puutööst või nõudest ei ole jutt. Et rõivad või ka, ma ei tea, voodiriided või laualina saaks sellega tehtud, aga siin on ka lisaks ilupiltidele, et milline see välja näeks, ka konkreetseid õpetusi, et kuidas hakata nõeluma ja kuidas paika panna ja toredad erinevad nipid. Mina ise olen väga suur soki- ja sukanõeluja ja olen isegi ühes Eesti käsitööõpikus sees nõelumisega, aga nii uhkeid asju ei ole enne teinud. Saan proovida, sest auke ikka tuleb paratamatult siia-sinna sisse. Tõsi ta on, jah. Tõsi ta on. Mõned kangad kipuvad kohe kuluma nii, et kohe on kulutud ja mul on karvane tunne, et mitmedki riided kipuvad rohkem katki minema tänapäeval, aga see on juba täitsa teine teema, ega need pole ainult riided, mis kipuvad katki minema ja ma arvan, et neid raamatuid, kuidas loovalt parandada turtsuvat kodumasinat või ainult natuke nässu läinud toitu, neid peaks riiulis olema päris mitu tükki, sest hea tahtmise juures päris kõigest asjast saia ei saa, aga ära kuivanud saiast saab veel ühte teist, eks? Jaa, see on ikka praktiline, kuidas teha leivasuppi ja saiavormi. Jaa, võt neid pole ammu saanud. Pagan, peaks tegema minema. Mis siin muud? Leivasupi ja saiavormi juures tõmbame otsad kokku, sest kõht läks tühjaks aga me kohtume teiega kindlasti uuel aastal ja järgmine kord, sest ilmub, kirjutatakse ja me peame lugema ja siis me tuleme ja räägime raamatutest. Aitäh, head uut aastat ja kõike muud ilusat!